No tere rahvas, ma pidin nüüd aega kõvasti võtma, eile tahtsin videot teha, ei saanud, läks päev nii tuksi ja vaevalt sain õhtul kuskile seisma, aga vahepeal rallit oli küllaga, nii et jätkus kohe kõigi jaoks. Ja siis ma mõtlesin, ma pean ikkagi nüüd enne Jaapani rallit väikse värgi tegema, ma olen Austrias, lähen sinna taha kuskile kaugele üle mägede. Nüüd praegu tegin väikse pausi, et sõin ja vaja edasi kimada, aga ei julge seda jätta, et pärast järgmise pausi ajal teha, et pigem siis katsun selle video üles panna. Et vaatsin, ralli nüüd oli, Rootsis sõideti, Soomes sõideti ja võtamegi kohe kõigepealt ma natukene kobisen, heas mõttes kobisen selle Rootsi ralli kohta. Ma ütlesin, et jumala äge oli see ELC ralli ja vaadata oli äge ja saavad ülekandeid tehtud küll, et väiksemas kuidas ma ütlen niimoodi, et võib-olla vähem kaameraid, aga ütleme see, mis monteerijate poolt või värki, kes seal istuvad puldid, aga pandud kokku on, siis on jumala äge, igalt katselt ja puha ja ma ei tea, saab teha küll, kui tahetakse, isegi helikopteri värk oli. Aga nüüd muidugi Jasperi teema, et Jasper vahel ülikõva, üliäge, kiirus on olemas, sellest kõik räägivad, seda me kõik teame. Ja see, et juhtus, ma ütlen kohe selle peale. See on jumalast kamakaks. Poisil alles 6. ralli. No, mis te tahate, kuskilt peab aru saama, kuskilt peab õppima, on ju. Ja vaadake, nagu te ise ka ütles, et ta võttis nagu asja päris rahulikult, mõtles, et õudne kõva pauk käib, eks ju. Käis, et noh, tõenäoliselt on kõik kööbels, et ei saagi edasi enam. Ja kui me nüüd siia kõrvale võtame niimoodi, ta liidrikohalt läks. Aga eelviimasel katsel läks Teemu ka, kes on ometi jumala kogenud. Et kohe näha, et no võt see kogemuse teema ja midagi teha ei ole, juhtub. Aga mis nüüd kogemuse pealt veel oli? Kui Teemu läks, siis Teemul oli ikkagi see, et esimene asi uuesti käima panna, kohe panna on ju. Aga vaata, Jasper ütles, tal seda kogemust ei olnud, mõtles pauk nii kõva käis, et nii on kõik nii tuks, et ei saa teha. Aga ära tegi. Ja muidugi selles mõttes Red Grey'ga ka kõvad vennad, et ehitavad auto üles niimoodi, et auto jumala pilbasteks, ütleme, vähemalt tagaosal, ikka kõvasti sees. Aga tegid ära, aga ma olen näinud, ega need Red Grey vennad, need on kõvad vennad seal ei ole midagi öelda. Nad on põhimõtteliselt, ma ütleksin, nagu tehase tiim. Aga mis ma seal veel tahtsin öelda, vaat see, et siin, vaat see ongi nüüd siuke jälle hästi tore, siuke spekuleerimise kohta on ju. Vaata, et vaatasid, et saavad auto ära teha ja tegidki ära ja uuesti rajale, aga et Jasper nagu okei, tuli lõppu ära, aga pani kohe otse ralliparki, et ei läiki sinna ajakontrollivõtu kohta või mis värk see on seal. Ühesega nii, et tulemus nagu kirja ei lähe. Ja siit on küsimus, miks? Loomulikult kõik et nahku ja, et no mis see, et seal juba kui kaotsid, siis ei oluline ja nii edasi. Aga mina ikkagi, et selleks, et oleks mõnu spekuleerida, mina spekuleerin, et vaadati, et asi on nii tuksis ja siis, kui see auto kokku lapiti, äkki pandi sinna midagi uut külge, et ütleme niimoodi nagu võistlusolukorras testida ja et seda mitte pärast seal kontrollis kuskil mitte näidata, siis selle pärast tuligi otse maha. Nii et see võib ju täiesti vabalt olla, nad testivad neid autosi ja pidevalt update'ivad ja äkki pandi mingid update'i külge. Ja tahate lihtsalt võistlusolukorras katsetada, mitte niimoodi, et kuidagi testi aja. Nii et see on spekulatsiooni koht, vaat mulle alati meeldib, küll. Mõned ei meeldi see sõna spekuleerimine, okei, fantaseerimise koht, see äkki meeldib kõigile. Aga samal ajal siis muidugi, Nõgene ka tubli poiss, et seal, et niuke asi aps juhtus. Ma mõtlesin kohe, et kurat, seal ei saa olla nüüd niimoodi, et kuidagi mingi, et kaardilugeja midagi tegi, et kaardilugeja igavesti vaba ja õige kogenud vend juba, et ei saa olla niimoodi asja, aga näed, tuligi välja, et oli hoopis servisega mingi väike teema, aga ütleme niimoodi, et ikkagi tubli tulemus, kiirus on olemas, ei ole midagi, tulebki ainult, siin muud ei ole midagi, tuleb ainult sõita. Ja meie peame ainult toetama, siis ma siin kommentaare lugesin kuskil Delfis, mul läks süda pahaks, ma panin kohe kinni ja vaatasin, seal ajavad ikka nii segast juttu peksavad, et noh, täielikult on muumid kodust läinud, et nad ei adu üldse, mis nad seal kirjutavad, aga paraku meil siuksed inimesed on. Ja muidugi Soomes Patrick Ennok, Silver Simmet võitsid seal ja puha, igavene uhke värk.
igavene uhke värk. Mina pean tõdema, et minu sportlane mina tegin seal ka Patrickule väikese toetuse enda poolt ja vaatan järgmisel palgapäeval äkki saan ka veel teha teise sama palju juurde, et siis on juba päris ilus summa ja siis on okidoki, nii et ma ütlen teile ka, tee ka kindla peale, võtke lahti see minusportlane.ee ja Patrickule sinna on vaja raha korjata, sest me tahame näha, et Rally Estonia ka sõidaks, et muidu nad sõidavad seal hambad ristis, koguvad seda raha ja see on kallis sport, mitte midagi teha ei ole, aga meil on ju äge vaadata ja siin on, ma olen seda varem rääkinud, siis kui me Egonile raha korjasimegi, et kui me vaatame, kui palju meid on, siis tegelikult ei oleks mitte midagi. Ma saan aru, et praegu raha ei ole nii laialt käes, kui tol hetkel oli, aga siiski ei pea panema palju, aga peaasi, et kõik paneksid. See kujutage ette, ütleme, no vähemalt niimoodi, nii paljugi, kui praegu amatööri lehe peal liikmeid ongi. Kuni vaim küll, kui igaüks paneks 1-2 eurotki, oleks ka kõvaks abiks. Et selles mõttes ei tasu öelda, mis mina ja värki, et see ei võta tükki küljest ära, et seal vahet ei ole, et seal nätukesi ja mõni ka, et mõni jätab lihtsalt nädalavahetusel 1 karbi õlut joomata ja ongi asi tehtud ja siin ei ole mitte midagi ja mitte midagi juhtub, kui see õllekene joomata jääb, uskuge mind. Mitte, et ma nüüd ise õlut ei jooks, on küll, aga ma mõtlengi, et okei, ma toon selle 1 õllekarbi, toon ohvriks ja panen ja ongi hästi. Vaat niimoodi. Ja siis siin Jaapani ralli kõrval ma vaatan siin ka meil ennustajad kõik panevad, et ikka, et Taka võidab, mina arvan ka, ma panin vist sinna WRC ennustusse, sinna panin, et Taka esimene, Elfin teine, siis äkki oli Pajari 3. ja ma ei mäleta, kedasi, kuidas läks. Aga miks ma Taka esimeseks panen, ma mõtlen, et nüüd tal kogemust on, võitusid on, stardib teiselt positsioonilt, mis ei ole väga paha, ma sain aru, see pidi vihma ka tulema, aga ta on siiski jaapanlane ja eks ta mingil määral nende, kas just konkreetselt nende teede iseloomu, aga põhimõtteliselt Jaapani seda, millised seal asfaldid on ja ta tegelikult geneetiliselt ta peaks seda paremini tundma. Ja vaat sellepärast ma arvan ka, et Taka võidab, et see saab äge olema. Aga mis selle kõigi ülejäänud pundiga saab? Mina panin Armstrongi, panin igatahes 5. Ütlete jälle, et hullumeelne, aga no midagi teha ei ole. Ma mõtlen, et kui ma seal õunipingelt mõtlen, et siis läheb mul alati päris tuksi, aga kui ma niimoodi hullumeelset varianti panen, et siis äkki läheb kuidagi õieti. Ja Formeau panin 4. äkki või. Kuidagi niimoodi mul oli seal, aga võib-olla ma pärast panen alla sinna kuvatõmmise ka kuskil, kui ma rohkem aega. Aga praegu kõik veel ennustage, jõuate, ma loodan, et ma saan täna õhtul selle videokese ülesse ja siis ongi. Ja siin on mul teile veel üks suur küsimus. Ma sellest Jaapani rallist praegu rohkem ei räägi, siis on nii põnev olema, ma ainult käsitlen jube loll on teda vaadata, ma ei tea ise üldse, kuidas ma siis sõidust teda vaadata saan. Aga ma tahtsin veel Rally Estoniast rääkida. Mul on üks küsimus teile. Ma juba eelmine aasta rääkisin sellest, aga praegu ka. Ma loodan, et kommentaaridesse alla panete ja ütlete, mis teie arvate. Ma ei tea midagi, ma ei tea teha seal Rally Estonias, mitte midagi, aga lihtsalt sellepärast. Vaadake, kui algul Rally Estoniad olid, siis oli meil ikkagi ju kruusateed. Kruusaralli. Praegu on ka kirjas kruusaralli. Eelmine aasta, mis ma selle Alaküla katse suht alguses olin, siis üldjuhul see tee on sellega soolaga või millega see nii kõvaks tehtud. See on nagu betoon. Autod panid kõik mööda ära, kurat mustad jäljed peal, ei ole mingeid rööpaid, mitte midagi ei ole. Ma saan aru, see on sellepärast, et pärast oleks lihtsam hooldada, et võib-olla ainult siuksed mahapidurdamise kohad, et seal vähe läheb lahtiseks ja niimoodi. Aga ma mõtlen niimoodi, et siis ta ei ole ju päris kruusaralli, ta pole asfaldiralli ka. Et ta on mingi eriline ja miks alati kõigi nende seadetega siuke õudne hull probleem on vanasti nagu ei olnud, siis ma arvan, et ongi see probleem, et neil on, ütleme seal igast datat, kuidas Rally Estonia peal tuleb sõita ja mihukesed seaded ja värgid, aga need ükski seade ei toimi, sellepärast et see pinnas on teistmoodi nüüd, ta on niimoodi tehtud. Nii et ei, sest ei ole halba, peaasi ralli on, aga ma mõtlen ise lihtsalt, et ta ei ole ju tegelikult nagu kruusaralli, see võiks olla segapinnase ralli, ütleme niimoodi. Aga
on, kuidas on. Loodame, et nii on. Ja mis veel selle Rally eest? Ja Rally Estoniaga veel see asi ka, et tõenäoliselt on palju sest räägitud, vaata, et ei ole pressikonverentsi olnud ja on mingid üllatused ja värgid. Mina ise mõtlesin niimoodi, et ju ei ole diili saadud teha, et kaua aastaid on see Rally Estonia on ja kõik kogu aeg räägivad huvitav kott ja kõik sõidaksid võrdsete autoga, kuidas on, siis praegu võib-olla räägitakse võtti ära, et ta tuleks ja sõidaks ja antakse talle üks Toyota kas või 6 kätte ja et siis panevad, siis on need kõik kõvad mehed seal Toyotade peale, et saab näha, et kodus ja puha. Aga okei. Ja teine asi, mis mul sõber Aigar ütles, tema ütles, et tema arvab, et jällegi, et mine tea, äkki üllatus on see, et pistetakse see uus Toyota, mida Ott praegu testib, et tuleb, sõidab sellega näiteks 0 autot. Äkki on siuke teema. Nii et vahet ei ole. Katsume nüüd vaadata, paneme pöödla, jagame ja oleme üldse toreda ja kommenteerime palju. Ma loodan, et heli jäi peale, et mul see mikkeri vastu võtta tühjaks ei saa. Praegu vastu päikest me igatahes ei näe, kas töötab või ei tööta. Ja kui ei tööta, siis ma jälle oma lollusest, et ma ei vajutanud seda mikrofoni lindistama. Aga okei. Praeguseks, tšau-pljau.